Oled sa kunagi mõelnud, mida teeb üks G4S patrull tavalise õhtu jooksul? Millistele väljakutsetele nad sõidavad ja on see üldse huvitav töö? Täna lähme kaasa ühe patrulliga ja vaatame, milline näeb välja üks öine vahetus. Nii, kes sa oled? Kaua sa siin töötanud oled? Minu nimi on Marko Vares, olen töötanud umbes 7 aastat. Räägi natuke varustusest meile. No mul on pipargaas, siis on tulirelv, käerauad on siin. Kui tihti need kasutusse lähevad? No üldjuhul kasutame ainult gaasi ja käeraudasid, kui vaja on. Oled kunagi relva ka pidanud kasutama? Ei ole. Aga kui palju keskmiselt väljakutseid tuleb ühe vahetuse jooksul? No, kesklinna kohta umbes 15 tööd äkki. Ja sul on 12-tunnine vahetus, on mingi natuke üle 1 tunnis? Võib nii öelda. Millised kõige sagedasemad probleemid on vahetuse jooksul? Üldjuhul on sissetungihäired ja siis tulevad paanikad. Kui kiiresti sa pead väljakutsele jõudma? Me peame kiire piiruse järgi sõitma, et väga ületada ei tohi. Me sõidame tulehäirele, seal on ATS, automaatne tulehäiresüsteemne. Võimalik, et see võib näiteks tulekahju olla või sõits, et tuleb vaja minna kontrollima, et kas kõik on nagu seal korras. Sa olid 2 aastat järjest kvartali parim töötaja? Just nii. Ja aasta eluvasti. Nii, mis lugu sellega on? Siin ühes hoones oli tulehäirene ja siis, kui ma kohale jõudsin, siis avastasin, et tuba oli suitsu täis ja inimene magas. Ta unustas oma söögipoti pliidi peale ja siis läks kõrbema. Tegin aknad lahti, tuulutasin ära, õnneks õigel ajal jõudsin. Ma ei ole paha ja nii. Päris. Ja, lähen koju. Mis on kõige veidram väljakutse, millel oled pidanud sõitma? Kunagi seal linnahallid Circle K's üks naisterahvas tankis oma kruusi kütust. Ma ei tea ligi, mis on 300 milliliitrit. Põhjuseks ütles, et tal on vaja sõbrale autosse kütust viia. Mis hetkel sa otsustad, et sa pead füüsiliselt sekkuma olukorda? Kui isik soovib rünnata, ongi niimoodi. Kas on mõni väljakutse, mida sa siiani väga hästi mäletad? No kui 2 isikut ründasid mind, sain jaagu ka neist. Kuidas nad sind ründasid või miks? No ei soovinud lahkuda ja siis hakkasid ostama. Siis tal sõber tuli kõrvalt ja jooksis mulle külje pealt sisse. Ja siis läksime maadlema, hakkasime. Mis on patrullitöös kõige keerulisem? Näiteks uued valveseadmed ja need ATS-süsteemid võivad olla alguses keerulised. Aga üldjuhul siin väga midagi muud keerulist ei ole.